Tere tulemast Elkkaa Missionikeskuksen paastoa- ja veebikursuselle. Mä olen Liisa Rossi ja viin sitä kursusta läpi. Homme tuhkapäivällä me alustamme 40 päivä periodi, missä löppöp ylestysmispyhätel. Ja se paastoa ja period viip meid Jeesuse risti juurde, viip meid tyhjä haua juurde ja sealt veel edasi. Ja nyt kursusen ensimmäisessä osassa me mõtlemme sellele kysymykselle, että missä se paastoaika on, missä on paasto tähendus, kuidas me võiksime seda paastoaika tähistada. Neid paastoaikasid on meie Luteri kirikus 2. See käes olev suurpaast ja siis enne jõule adventia ja väikepaast. Suurpaast kestab 40 päivä, ehk siis tuhkapäiväst ülestõusmisööni. Ja kui nüüd hakkaks lugema, mitu päivä sealt tuleb, siis märkaks, et tegelikult need päivasid on rohkem kui 40, aga pühapäivad on alati paastoajast välja arvatud. Iga pühapäev on nagu väikene ülestõusmispüha ja siis ei pea paastuma. See 40 on piiblis üks päris tähtis arv. Jeesus paastus 40 päivä kõrbes pärast oma ristimist, enne kui ta alustas oma avalikku tegutsemist. Ka Iisraeli rahvas oli kõrbes 40 aastat ja veeuputus algas Noa ajal 40 päiväse vihmaga. Need mõlemad olid ju omamoodi puhastumise ajad, nagu on ka see meie paastoaeg. Kui räägitakse paastumisest, siis enamus inimestest arvab, et tähendus on lihtsalt see, et mitte süüa või mõnest toiduaineks loobutakse. Räägitakse ka näiteks paastumisest maiustustest või sotsiaalmeediast või siis sellist loodust hoitvast ökopaastust. Aga üldiselt mõte on siis see, et loobutakse millestki. Ja tõsi, paastumisesse kuulub see, et loobutakse. Ka piiblis paastu tähendus ongi just see, et loobutakse toidust. Näiteks Esteri raamatust me loeme: mine kogu kokku kõik Suusanist leiduvad juudid ja paastuge minu pärast. 3 päivä ärge sööge ega jooge, ei öösel ega päiväl. Minägi paastun oma teenijatega nõnda. Aga küsimus ei ole ainult sellest, et me jättämme midagi söömata või jättämme midagi tegemata. Või küsimus on selles, miks me seda teeme, milleks me loobume. Kristlik paastumine pole ainult mingi saleduskuur või tervisliku toitumise õppetund. Kuigi ei pea unustama seda, et ka see keha on meile Jumala poolt antud ja ka selle eest me peame hoolitsema. Aga paastumise mõte on siiski eelkõige vaimulik. Selle osaks lahutamatult on palve ja pattukahetsus. Jälle mõned näitised piiblist. Esra raamatus öeldakse: nõnda me paastusimme ja otsisimme selles asjas abi oma Jumalalt ja tema kuulis meie palvet. Danieli raamatust: ma pöörasin oma näo Issanda Jumala poole, otsides teda palve ja anumistega, paastudes, kottiriides ja tuhas. Piiblist on leida neid paastukirjeldusi, selliseid nagu nüüd olen lugenud, aga ka teistsuguseid, millest on näha seda, et paastumisest ei piisa siis, kui see on ainult väline, siis, kui sellel pole sügavamad mõtted. Paar näidist. Esimene on Jeremia raamatust. Nõnda ütleb Issand selle rahva kohta. Nii on siis neile meeldinud hulkuda. Nad ei ole säästnud oma jalgu. Seepärast ei ole Issandal neist hea meel.
ta meenutab nüüd nende süüd ja nuhtleb nende patte. Ja issand ütles mulle, ära palu selle rahva eest tema heaks. Kuigi nad paastuvad, ei kuule ma nende hüüdu. Ja kuigi nad ohverdavad põletusohvreid ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel, vaid ma teen neile lõppu mööga, nälja ja katkuga. Jesaja raamatust. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib ja pigistate kõiki oma võlknikke. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastus selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Nende kirjakohtadest on meil näha, et paastumises oluline on südamehoiak. Paastumine ei ole mingi tegu, mida me teeme, et me meeldiksime Jumalale või et me näitaksime teistele, et vaadake, kui head kristlased me oleme. Et paastudes me loobume millestki, sellepärast, et me teeksime oma elus ruumi millelegi tähtsamale. Lugesin ühest õigeusu kiriku õpetusest 4 paastumise punkti. 4 asja, mida peaks paastuja panema tähele. Ja need olid toit, palve, ajakasutus ja tühistest sõnadest loobumine. Kuigi Luteri kirikus meil ei ole kindlaid reegleid, mille järgi paastuda, ja ma arvan, et need 4 punkti on päris head ka meile tähele panna. Meile ei öeldakse, mida, kui palju me tohiksime süüa, kuidas me täpselt peaksime paastuma. Aga võib-olla, et meil oleks ka hea võtta need mõned nädalad, mõelda oma eluviisile, oma vaimulikku elule, oma ajakasutusele, oma sõnadele. Kas me saaksime oma eluviisi kuidagi lihtsustada? Kas me saaksime jätta ära midagi, mis pole nii oluline ja vajalik, et meil oleks rohkem aega sellele, mis on. Sest nimelt just sellesse paastuaeg meid juhib, panema tähele seda kõike tähtsamad. Mis asjad on meie elus esimesel kohal? Ja kas nende tähtsust on näha ka näiteks meie ajakasutuses, meie sõnades? Paastuaeg tuletab meile meelde seda, et kristlastena meie elus esimesel kohal peaks alati olema Jumal. See esimene koht peaks kuuluma temale, kes on meid loonud, kes on andnud meile elu ja kes igal hetkel ka seda ülal peab, kes seda hoiab, kes on öelnud meile, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Kui meie suhe Jumalaga on korras, siis on võimalik olla ka rahul oma eluga muidu. Ja siis, kui meie suhe Jumalaga ei ole korras, siis me kunagi ei saa olla täiesti rahul oma eluga. Paastuaeg ongi meile suurepärane võimalus keskenduda oma Jumala suhtele, võtta aega palvele, piibli lugemisele. Paastuaeg kutsub meid mõtlema Jumalale, tema headusele, tema suurusele, ta heldusele, ta armule. Ja siis läbi katsuma meid ennast ta ees. Kui me laseme Jumala sõnal meile rääkida, kui me vaatame oma südant, oma mõtteid, oma tegusid, siis see kindlasti ajab meid kahetsema. See ajab meid märkama seda, et me ei ole elanud Jumala sõna järgi. Me ei ole täitnud täiesti ta tahtmist. Ja paastuaeg ongi meile selline eriline pattukahetsuse aeg. Aga mitte ainult kahetsuse, vaid pattude tunnistamise ja nende andeks uskumise aeg. Selleks kutsub meid ka Vanatestamendi kirjakoht Joeli raamatust, mida tuhkapäeval kirikutes loetakse. Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided. Pöörduge issanda oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pikka meelega ja rikas heldusest.
ja tema kahetseb kurja. Kui me paastoajal mõtleme Jeesuse kannatusele, siis me saame pidada meeles, et kõike seda ta võttis enda peale meie pärast. Just sellepärast, et me saaksime kõik meie patud andeks. Kui me mõistame seda meie oma olukorda, kui me mõistame, kui kaugel me oleme sellest täiuslikkuse eesmärgist, siis me mõistame ka seda, kui palju meil on vaja Jeesust, kui palju meil on vaja Jumala armu. Ja siis seda suurem on ka meie rõõm ülestõusmispühadel, kui me saame kuulda jälle sõnumi Jeesuse võidust surma ja kõige paha üle, kui me saame kuulda, et haud on tühi. Ta on tõusnud üles surnuist. Ma julgustan paastoajal kasutama pihivõimalust. Nii kirikutes jumalateenistusel, kui me ühispihil koos tunnistame oma patud ja saame kuulda armukuuletust. Aga lisaks on võimalik ka isiklikult tunnistada oma patud oma koguduse õpetajale või kellelegi teisele usaldusväärsele kristlasele ja kuulda need sõnad, et sinu patud on andeks antud. Meil on vahel vaja seda, et me kuuleme need sõnad just iseendale. Nii et me ei hakkaks mõtlema, et need sõnad on üldiselt kõigile, need on neile inimestele, kes on mu kõrval. Aga kas need on just minu pärast ka? Meil on vaja vahel kuulda seda, et just sinu patud on andeks antud. Jeesuse armu kuulub ka just sulle. Ega muidugi meie aeg koos Jumalaga paastoajal ei pea olema ainult pattukahetsuse, enese läbikatsumise aeg, vaid me saame ka muidu olla koos Jumalaga, saame õppida teda ka rohkem tundma. Saame rääkida temale palves kõigest, oma muredest, oma rõõmudest. Saame kiita ja ülistada teda. Saame lihtsalt olla Jumala lähedusest, sest see on see, mida me väga meie elus vajame. Teine tähtis asi, millele paastoaeg meie pilgud suunab, on teised inimesed, meie ligimesed. Üks selline piibli kirjakoht, mida paastoajal ka palju loetakse, on juba varem loetud Jesaaja kirjakoha järgmised salmid. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjes ja teeb enesele aseme kottiriidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja issandale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohuse tahelat, teha lahti ikkerihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljastele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimestest. Me inimesed oleme tihti päris isekad. Me keskendume oma kasule, oma heaolule. Aga Jumal kutsub meid märkama seda, mis toimub meie ümber, neid inimesi, kes on meie ümber. Ta kutsub meid märkama teiste inimeste vajadusi rohkem kui meie omasid. Mida praegu vajavad meie pereliikmed, sõbrad, töökaaslased, need inimesed, kellega me meie igapäevases elus kohtume, vaid need inimesed, kes on kuskil kaugemal, vajavad meid. Kas me saaksime anda neile oma aega? Me saaksime anda oma lähedastele sellist tõelist kohalolekut, keskenduda neile, panna neid tähele.
kes vajab meie abi, kuidas me saaksime olla abiks, kuidas me saaksime teistele rõõmu valmistada. Ja seoses sellega võiks mõelda ka seda, et kui otsustada paastu ajal ka millestki toidust paastuda, süüa lihtsamalt, siis tavaliselt see tähendab seda, et me hoiame ka raha kokku. Ja mida me teeme selle kokkuhoitud rahaga? Siis me saame ka kasutada seda teiste inimeste heaks. Saame annetada seda meie ligimeste teenimiseks. Nii siin Eestis või näiteks missioonitööle Myanmaris, nii et meie kaugel olevad ligimised seal saaksid kuulda evangeeliumit Jeesusest, saaks õppida Jumalat tundma. Kõige tähtsam vastus on siis see, et me õpime panema tähele, mis on tähtis ja andma aega sellele, mis on tähtis. Ehk siis andma aega Jumalale, andma aega meie ligimestele. Aga on veel 2 asja, mida ma sooviks esile tõsta, kui me räägime paastust. Esiteks, meile teeb ka vahel head arendada meie enesedistsipliini. Me ju ei tahaks loobuda millestki. Me tahaks elada kerget ja mugavat elu. Tahaks võtta kõike seda, mis me saame. Tahaks süüa seda, millest me naudime. Ja peabki rõhutama seda, et Jumal ei kutsu meid elama askeesis. Ta ei kutsu meid keelduma alati kõigest, mis teeks meid rõõmsaks. Sest Jumal on andnud meile selle elu, ta on andnud meile väga palju häid kingitusi, mille üle rõõmu tunda, millest nautida, mille eest teda kiita. Ja selles on tähtis koht meie elus. Ja tegelikult järgmisel nädalal me räägimegi just sellest rõõmu ja tänu teemast. Aga meile on tähtis õppida ka keelduma millestki. Kui me harjutame seda nii, et me ajutiselt loobume millestki, mis on tegelikult täiesti hea, siis see tugevdab meid ka nii, et me oskame paremini seista vastu siis, kui on küsimus millestki tähtsast. Sest olla kristlane pole alati kerge. Vahel on nii, et avalik arvamus pooldab midagi sellist, millest me peame keelduma, sest Jumala sõna seda ei poolda. Ja me ei tohiks kristlastena sellega kaasa minna. Aga see võib olla väga raske, kui teised inimesed arvavad, et no see on ju hea, mille pärast sa oled sellele vastu. See võib nõuda meid loobumist, vastuvoolu ujumist. Ja just seda me saame ju paastu ajal harjutada. Sest me vajame selleks tugevust. Me vajame seda, et me oskame öelda ei. Ja veel viimaseks, paastuaeg on suure peo ettevalmistuse aeg. Ja kui suurepärane, siis on rikkalikult tähistada ülestõusmispühi, kui on olnud 7-nädalane paastuaeg. Kui me vabatahtlikult loobume millestki, siis me õpime ka paremini nägema ja hindama kõike seda head, isegi kõike seda külluslikult, mis meil on. Kui elu oleks ainult pidu, siis hakkaks ju igav. Aga kui meil on vaheldumisi, argi ja pühapäevasid, siis me oskame neid mõlemaid hinnata. Ma ei tea, kas sulle tundub, aga ma olen vahel mõelnud, et meil luterlastel paastumine on kuidagi raskem kui näiteks õigeusklikel või katoliklastel, sest neil on oma kiriku poolt täpsed juhised, kuidas paastuda. See on neile nagu kogukondlik asi. Aga meie Luteri kirikus paastumine on rohkem isiklik.
Võib-olla on mingid üldised juhised, aga igaüks saab ise otsustada, et millele tal oleks nüüd vaja keskenduda, mis on see viis, kuidas ta paastub. Aga kui tundub, et lihtsam oleks paastuda kellegagi koos, siis võid ka otsida endale paastukaaslase. Kas saaksid kellegi oma pereliikme või sõbraga kokku leppida, et paastute koos, leiate mõned ühised eesmärgid selleks paastuajaks. Võite näiteks leppida kokku, et regulaarselt palvetate koos või loete piiblit või mõnda head vaimulikku raamatut ja siis jagate sellest mõtteid, julgustate teineteisi selle paastuaja teekonnal. Aga mis siis saab, kui paastumine ebaõnnestub? Süüdistad ennast, et ei suutnud kuidagi pidada kinni nendest heast otsustest. Et oli küll tahtmist paastuda, aga ei õnnestunud. Kas su paastuaeg on siis rikutud? Aga tead, kunagi keegi ütles niimoodi, et paastumise mõte ongi selles, et me ebaõnnestume. Et siis me näeme oma puudulikkuse, oma võimetuse iseennast pühaks teha. Ja siis ajab ka see ebaõnnestunud paast meid Jeesuse juurde, vajama tema abi, tema armu ja tema jõudu. Ja siis nii ongi ka see ebaõnnestunud paastuaeg tegelikult õnnestunud. Palvetame. Kõigeväline ja igavene Jumal, sina ei soovi ühegi pattuse surma, vaid annad kahetsejaile armu. Algaval paastuajal uuendab meie südamed ja juhi meid meeleparandusele, et me võiksime sinult, kõige halastuse Jumalalt, vastu võtta pattude andeks andmise. Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Aamen. Ma soovin teile õnnistatud paastuaja algust ja kohtume järgmisel nädalal.